Nii, tere sulle. Täna siis selline teema nagu ohvriroll ja see on selline sügav teema. See on selline mask, mida väga paljud kannavad ja me tihtipeale ei saa isegi aru, et me oleme selles rollis või et kanname seda maski. Mida rohkem iseendasse süübime, mida rohkem me nagu seda sisevaadet hakkame tegema, siis me saame aru, et meis kõigis on seda ohvrirolli. Ja see tuleb juba põlvkonniti meieni, sellepärast et mitte ainult põlvkonniti, ma tahaks isegi öelda, et see on ühiskonna poolt tekitatud. Selleks, et inimest maha suruda, selleks, et ta kuuletuks ja selleks, et endaga vähem kontakti oleks. Ja väga tihti me tõmbame siis ligi ja meie ellu tulevad inimesed, kes hakkavad meile seda väga jõuliselt näitama, et me peame sellest ohvrirollist välja tulema. Ja see nartsissisti teema, mis siin on väga palju jooksnud, nende joontega inimesed tulevad just ja selleks, et peegeldada teile seda kohta, et see ohvriroll on meis ikkagi olemas. Ja mida see siis tähendab? See on ikkagi need inimesed, kes joonduvad teiste järgi. Teiste tõde on tähtsam kui nende endi tõde. Ja mõnikord on see ka, et on väga keeruline üldse nagu aru saada, et ma olen selles ohvrirollis. Et mis need tegevused seal siis on? Mis need näitavad, et see ohvriroll siiski on? See, et me räägime seda, et ma ei saa sellega hakkama, ma ei tule sellega toime, see ei ole minu jaoks, see on kuidagi nagu rohkem äratuntav. Me saame aru, et see inimene põgeneb selle eest, et võtta vastutust. Ja ohvrirolli esimene reegel on see, et ma ei võta vastutust. Ma tahan selle vastutuse panna teistele. Ja nii kaua, kui ma seda teen, nii kaua ma tegelikult olengi ohvrirollis. Ja see vastutus võib olla ükskõik milline. See võib olla vastutus minu enda eest, see võib olla vastutus minu mingisuguse tegevuste eest, võib olla ka selle eest, et ma ei hakka üldse midagi tegema, sest ma räägin endale kogu aeg mingit lugu, miks ma seda ei teeks. Ma ei liigu elus edasi. Ma soovin, et vastutuse võtaks keegi teine või aitaks mind siis kuidagi nagu edasi või teeks minu eest mingeid tegevusi. Ja vot see on see, kus me selles ohvrirollis tegelikult oleme. Ja see vastutuse võtmise koht, see on väljakutse, ma võiks öelda. See on teadlik valik ja see mõjutab kindlasti meie edu ja ka rahalist poolt. Sellest kõigest ma räägin ka meie kursusel eneseväärtus, mis on minu hind. Nii et see ohvriroll on ülioluline ära tunda ja ohvrirolliga tihtipeale käib kaasas ka manipulatsioon. Ja see on nüüd see koht, mida me väga sagedasti ära ei tunne. Sellepärast, et me ei saa aru, et meiega manipuleeritakse ja me ei saa ka aru, et selleks, et mitte võtta vastutust, me hakkame välisega manipuleerima. Me paneme vastutuse teistele, me laveerime ära sellest vastutuse kohast ja see ongi manipulatsiooni koht, mis on üli ära peidetud väga kavalalt meie süsteemis sees ja me ei näe seda. See võib olla meil harjumuslik, see võib olla juba väga väiksena meisse juurdunud ja me ei saa isegi aru, et me niimoodi teeme. Mingisugusel ajahetkel võib-olla see oli vajalik selleks, et toime tulla ja et ma oleks vastuvõetav ja et ma kuidagigi saaks hakkama või oleks see mul ka mugav. Et see mugavuse koht on väga tihti ka seotud manipulatsiooniga ja seal all võib olla ka ohvriroll. Nii et õpi ennast ikka rohkem tundma, sa teada, missuguseid võtteid sa ise kasutad ja mida see väline maailm tegelikult siis sulle ka näitab, et kust sa peaksid välja liikuma.
milliseid kohti endas tervendama selleks, et sellest välja liikuda ja üldse, et saada see vastutus võtta, kui see on põlvkondade kaupa olnud ohvrirollis olevaid näiteks mehi või naisi, siis sealt on suhteliselt keeruline, sest see on meil nagu raku tasandil juba nii sügavalt meie sees, et sealt lihtsalt välja tulla. Aga kui ma seda juba teadvustan, kui ma hakkan seda nägema, siis on kõik võimalik. Siis on kõik võimalik selleks, et sellest välja liikuda. Nii et kõigepealt on vaja ära tõmmata see mask enda eest, aru saada, et see pilt, mida ma olen endale loonud, see ei ole võib-olla kõige õigem. Ma olen oma harjumuste süsteemis nii tugevalt sees, et ma ei saagi isegi aru, et ma olen selles ohvrirollis. Ja kui ma selle ära tunnen, et ma siiski olen seal, siis hakkavad asjad muutuma. Siis ma saan luua muutust ja hakata sellest välja liikuma. Nii et ikka juhendus iseendani, enda tundma õppimine ja kuidas ma siis nüüd ütlen, see koht, see tõde enda sees ja selle tõe välja selgitamine ja ausalt endale ütlemine, et jah, ma olen selles ohvrirollis või ma mingitel hetkedel kasutan seda manipulatsiooni, see on väga suur vastutus iseenda ees. Nii et ma soovin sulle edu ja kohtumisteni.